kui see eriolukord nüüd ükskord peaks lõppema, siis kindlasti oled sa sellest kodusest elust midagi head õppinud. Midagi halba näinud ja sellestki midagi head õppinud. Ja samamoodi me kõik. Ja minul on väga huvitav oleks teada, et mida sina kaasa võtaksid eriolukorra järgsesse maailma, sellest kogemusest, mis sina oled saanud. Minul on, ma arvan, endal vähemalt 2 asja. Üks on online kursused ja seda nii osalejana kui läbiviijana. Muidugi ma olen mõlemat juba varem teinud, aga praegu see kuidagi sai mingi uue tasandi. Et osalejana ma osalen veel rohkematel ja veel julgemalt, veel aktiivsemalt ja läbiviijana ma arvan, et ma leidsin veel mingeid uusi nüansse, kuidas seda veel elusamaks ja interaktiivsemaks teha, seda suhtlust läbi interneti. Ja teiseks õppisin ma arvan, nautima veel rohkem seda koduse elu vähenõudlikkust, kokkuhoidlikkust ja leidlikkust. Näiteks kui ma leidsin, ja kus nad on, pole praegu siin, kui ma leidsin kodust pool kilo linaseemneid, siis ma segasin nad veega ja jätsin natukeseks ligunema ja panin siis ahju õhukese kihina ahjuplaadile ja ülihead krõpsud tulid sellest. Ja muidugi kodu vajab vahepeal ka investeeringuid ja minul näiteks olid listis olnud riidepuud. No selline asi, mis mul loomulikult on olemas, aga need on need keemilise puhastuse, need metallist hõbedased riidepuud ja need ei vastanud enam päris minu ootustele. Ja siis ma ikkagi tegin sellise väikse investeeringu, et ostsin valged riidepuud oma valgesse koju 25 tükki kõikidele oma riietele. Ja olen väga rahul. Ja mõnikord see investeering oma koju võib olla väga väike ja anda sulle väga suure sellise rahuldustunde. Kass on muidugi kogu aeg nautinud kodust elu ja mina samamoodi, et ma olen vabakutseline olnud juba 13 aastat. Aga nüüd lihtsalt, kui laps ka ei käi lasteaias, siis see on juba hoopis mingil uuel tasandil. Ja oli väljakutseid ka. Aga samal ajal hästi mõnus, sest mu laps läheb ju sügisest 1. klassi, et see on veel see aeg, kui temaga olla. Ja kirjuta siia, mis on need harjumused, kogemused, mõtted, teadmised, mida sina võtad kaasa eriolukorra järgsesse ellu ja tahaksid neid säilitada.